Selle saate toob sinuni Volkswagen, sest tõeline areng saab alguse tähendusrikastest vestlustest. Praegu leiad aadressid volkswagen.ee eripakkumise. 10 meie populaarseimat mudelit ilma registreerimistasuta. Tere head kuulajad, kuulama Geeniuse digisaadet 21. juuli saates on siin täna 3 inimest, Meelis Väljamehas, Lõugas Glen Pildur ja räägime, mida meil siin sellisel suveajal tehnoloogia maailmast huvitavat on jäänud kätte ja silma ja kõrva, mis tähendab, et meil tuleb üks suurem ülevaade kõrvaklapi testist ja mõnest mudelist räägime lausa veel lähemalt. Siis, ega AI ei maga, kui meie puhkame, siis AI tegutseb edasi. Tegelikult siis räägime täpsemalt sellest, kuidas me ise hakkame muutuma rohkem AI sarnasemaks ja samamoodi saame käima panna uusi AI agente ja mida nemad teevad ja mida nad ei tee. Ja muidugi, meil on kuulajamäng käib, sellest ka tuleb väike teadaanne, nii et kuulake saadet. Alustame selle uudisega, Glen, siis sa vist vaatasid selle peale, et meil on nüüd võimalus ühest AI-st sünnitada juurde palju teised AI-si, ehk siis väga suur trend AI agendid on nüüd midagi sellist, mida OpenAI lubab, et muudavad meie elu päris põhjalikult. Usud sa seda? No näidati lausa. Iseenesest ei saa me seda ise proovida veel, sest et kui nüüd kellelgi on juhtumisi see Pro-pakett ja ta asub Ameerikas või kasutab mingisuguseid häkkimismeetodeid, siis ta isegi võiks nagu saada, sest tegelikult 17. juuli oli see kuupäev, kus avalikustati siis ChatGPT selline agent, mis omavahel kombineerib siis nagu senise operaator mode'i, mis kui ma ei eksi, oli saadaval vist ainult Pro kasutajatele. Ja siis Deep Researchi, mis oli saadaval siis ka nendele, kes nii palju maksta ei tahtnud. Ehk et käib mööda netti ja teeb nüüd sinu eest asju. Mulle meenus esimesena muidugi sellega uudisega seoses kohe see uuring, millest me omal ajal, vist mina olin ka kuidagi natukene üleolevalt skeptiline, vaata, millest me rääkisime, kuidas esimene samm on agendid ja teine samm, ma näete, 3. või 4. samm oli igal juhul mingi totaalne häving seal. Me läheme sinna suunas, praegu veel naerdes. Just, tundub, et see suund nagu tõesti, esimene samm siis nüüd täitsa toimib. Ehk et no mis see agent on? Agent ongi nüüd selline asi või kuidas ma ütlen, protsess või mis on võimeline aru saama siis nii-öelda visuaalsest infost, mis on ekraanil, mis tähendab seda, et tal on võimalus siis juhtida näiteks kursorit, vaadata ringi, otsida sulle mingeid sobivaid saapaid või restorane või mida iganes. Ta saab kasutada API liidestatud äppe, näiteks loomulikult Gmailid, kas või kalendrid, Google'i kalendrid, mis iganes. Ja siis nii-öelda sellist hübriidtöötlust või ma ei oska isegi seda sõna nagu otsida, et ta suudab siis otsida, andmeid töödelda, selle baasil andmeid genereerida ja kõike seda siis ühes sessiooni põhises aknas. Et sa tegelikult võid ka vaadata, kuidas see agent siis möllab. Sa võid öelda siis mida iganes päringut, sellise keerulisema päringu, et stiilis, ma ei tea, otsi mulle mingi 4 sellist restorani, kus on sellise vanusega vein ja laudlina on seda värvi ja võib-olla minu üks sõber seal kunagi käis, et seal linnaosas midagi sellist oli ja kui sa nüüd leiad need kohad, et vaata, kas hinnad on ka muutunud siin viimase paari aastaga ja vaata, kas ikka üldse pankrotti ei ole keegi läinud. Ühesõnaga, nii edasi, sa võid anda üsna sellise spetsiifilise sisendi, mis tõesti nõuaks ikkagi parajat peavalu ja võib-olla lõpetada selle isegi mingite hotelliproneeringutega või sa broneerid omale mingit reisi, eks ole, siis sa võib-olla palud kohe seal vaadata siit kohti ja mida iganes ja siis agent hakkabki möllama. Siis ta hakkabki nii tegema, et avab seal veebilehti ja vaatab ja broneerib ja planeerib. Ja küll aga on seal siis piirang on selle koha peal, et selline toiming, mis on siis nagu tagasi pööramatu, ma ei tea, mis see õige sõna on, et sa näiteks saadad kellegile kirja või helistad ja ütled, et ma reserveerin midagi ja see maksab reserveering näiteks, sa enne küsib sult luba. Just, et see peab nagu kinnitama. Selline aparaat või selline loom, selline virtuaalne abimees on siis nüüd avalikustatud, täna töötab see samuti kõikide ChatGPT tasuliste liitumistega, ka plussliitumisega, aga loomulikult, kas siis üllatus või mitte siis EU ja meie siin Euroopa poolses majandusregioonis. Nii et see jutt on praegu teoreetiline. Mul kohe, kui ma seda ülevalt vaatsin, tekkis kohe tunne, et tahaks nüüd kohe proovida, et kas minu arvutist hakkab suitsu tõusma, kui ma lasen sinna agendi möllama, aga
vot kahjuks ma ei ole seda teinud. Kui ma nüüd väga mööda ei pane, ma ikka tundub, et see ei tööta sinu arvutis, vaid see töötab pilves, sest tal tehakse virtuaalne arvuti, kus siis see agent, ta on su sekretär põhimõtteliselt, kujuta ette, tal on oma arvuti ja mis töötab. Ja... Kas ma saan siis õigesti või valesti aru, et tal tegelikult siis minu arvuti üle justkui nagu kontrolli pole, et see on selline virtuaalne masin, mis ikkagi siis jookseb seal serveris, liidestub siis tegelikult nende serveri teenustega, aga noh teistpidi, noh võib-olla ma tahaks ka mingeid lokaalseid dokumente, asju, mida iganes, pilte jagada, et tal justkui peaks ka ju olema mingi ligipääs ka minu arvutisse. Ja ma ei ole ka selle sinu kohaliku arvuti võimalustega kursis, ma tean, mida Microsoft Copilot teeb oma 365-ga on siis see, et tal on kogu ligipääs su andmetele ja selle kasvab agent nüüd siis oma tööülesannet täita. Microsoft ju tegelikult mõnes mõttes teeb seda sama asja nagu ärikasutajatele või kontori tarkvaras juba, aga miks see ChatGPT agent on huvitav, et ta on siis nagu see, igaüks saab seda kasutada ja mõnes mõttes see, mida sa kirjeldasid väga detailse nagu ülesande kohta, see on lihtsalt, see võimekus on tal varem olemas olnud, et ta suudab sinu väga keerulisest ülesandest aru saada ja teeb selle juppideks ja hakkab seda täitma. Aga nüüd lihtsalt ta siis võib-olla mõnel asjal pole seda API liidestust, siis ta kasutab oma virtuaalset brauserit, läheb sinna restorani kodulehele ja teeb broneeringu ja siis ka saadab välja e-kirju. Et see on see võime, mis siis nagu tegelikult ongi sul üks abiline, mis teeb sinu eest tööd. Ja ma saan aru, et see miinus esialgu on, et ta ei ole mingi ülikiire, see võib võtta minuteid, isegi 10 minutit, äkki isegi tund aega. Aga mida siis lubab OpenAI on see, et kui sa seda ise teeksid, võtaks sa veel rohkem või su aeg on väärtuslikum, et las ta tegutseb autonoomselt. Aga sa säästad ikkagi aega. See on niisugune kahe otsaga asi, et see aja säästmine ilmselt algabki siis, kui ta teeb õigeid otsuseid või kui sa usaldad teda piisavalt. Et võib-olla kui sa hakkad mingisugust reisi planeerima, siis täna ikkagi ükskõik kui palju sa kasutad neid AI agente või isegi mitte agente, vaid need keelemudelid oma sellises nõustavat rollis, siis ma võiks öelda ka oma kogemuse baasilt, et nad on ikka üsna sellised mõjutatavad, et nad ikka viskavad sellist heasoovlikku villast päris palju sisse, kui sa neid selles suunas kallutad. Ja siin nagu mul on natuke ikkagi kahtlus, et tänaseks me oleme jõudnud nagu nii kaugele, et ilmselt kõik inimesed, kes siin ChatGPT-d või mida iganes muud kasutavad, rohkem on väga hästi aru saanud, kuidas seda kasutada ja millised on need piirid. Ja ei ärritu ja ei oota ja ei vihastu enam asjade peale, mis võib-olla esimeses kasutuskordadel või nädalatel või kuudel seda tegid, et nad juba teavad, mida sealt oodata, milles see on hea ja milles see ei ole hea. Ja ma justkui julgeks öelda, et hea ta kohati ei olegi nendes asjades, mis vajavad sellist 100% otsustusõigust, et see peab justkui alati olema minu käes, mulle tundub nagu see jäme ots, et ta võib anda sellist nagu kuidas ma ütlen, sellist faktipilve mulle või isegi seda kuidagi nagu kontsentreerida. Aga ikkagi on nagu minu roll siis sealt tõmmata võib-olla mingid asjad maha, küsida need uuesti üle, võib-olla isegi kasutada vana head Google'i otsingu mootorina vahepeal, et ikkagi veenduda, kas see asi on õige, sest et ta kipub nagu eksima, mitte üldse pahatahtlikult, vaid ikkagi täpselt selle sama toimimisloogika baasilt, et ta on ju keelemudel, ta tegelikult paneb sõnu ritta ja kasutab kõiges selles ikkagi oma õpitud seoseid ja kui ta midagi ei tea, siis tal on raske öelda, et ta ei tea. Ta paneb ikka neid sõnu ritta ja kui tal antakse nüüd see reaalse elu jäme ots kätte, siis seal paraku selline mõtteviis alati ei pruugi anda seda kõige õigemat tulemust, et see pikk jutt nagu tähendabki, et ma olen nagu natuke kahtlev, et kas see aja kokkuhoid ei pööra lõpuks selliseks, et ma pean nagu piltlikult öeldes siis pärast seda suppi sööma, mida ta on toonud jah, et kui ma ütlen, et mine poodi ja too need ained, et teha see supp, siis selgub, et ta on tõepoolest nagu lihtsalt siiralt teistmoodi asjadest aru saanud, et siin mulle meenub ka siin koha peal üks uuring, mida ma väga läbi isegi ei jõudnud lugeda. Aga kus just viidatigi sellele, et mis on nagu põhimõtteline erinevus nagu inimese hindamisel olukordadele versus AI
või tänaste just sellise keelemudeli põhise hindamisele olukordades, et meie kuna inimene iseenesest on seda liiki olend, et kui me näeme, et keegi ka ajab suust või ekraani peal välja mõistlikku juttu, siis me justkui kipume talle omistama ka selle sama ajuehituse, nagu meil endal on ja me arvamegi, et nüüd siis järelikult, kuna see keelemudel oskab meiega rääkida, siis ta mõtleb samamoodi nagu meie. aga tegelikult ta ei mõtle samamoodi nagu meie ja seetõttu sellised olukorrad, mis nõuavad planeerimist või kuidas me nagu laiemat pilti, mis on seotud reaalsusega, siis inimesed tajuvad seda hoopis teisiti stiilis, kui öeldakse, et näed, et siin on mingisugune mets või mägitee ja siit tuleb nüüd navigeerida sinna ja meie vaatame seda pilti, siis me näeme seal nagu mustmiljon erinevat nüanssi, mis on meile juba geneetiliselt ja kogemuslikult selged, et et kui me kukume jõkke, mis on, ma ei tea, sügavam kui 2 meetrit, siis me ilmselt peame hakkama ujuma. kui me näeme mingisugust kõrbe, siis me teame, et seal on rämedalt palav. kui me näeme mingit suurt ämblikuvõrku, siis me teame, et ai, et sealt võib äkki välja hüpata ämblik. et meil tegelikult mikrosekundi, millisekundite jooksul me protsessime ära nagu sellise info, aga keelemudelil nagu on hoopis teine baas, tema lähtub ainult mingitest statistilist sõnalistest seostest ja ta ei pruugi üldse jõuda nende järeldusteni. ja seetõttu sellise loogikaga toimides ei pruugi üldse jõuda sealt džunglist esimese meetrinigi, kui on tehtud mingi üsna räigekujuline valearvestus. ja seda sama ka kaudselt tõendavad ka need, mis siin on tehtud eksperimente küll, kui pannakse keelemudel malet mängima, kui ta ise arvab väga hästi, et ta saab kõigest aru, siis reaalsus on see, et paraku sellises loogikas ta pehmelt öeldes ei ole üldse tugev. See on hästi naljakas muide, ma olen vaadanud, kuidas mängivad ChatGPT ja Gemini malet ja alati, kui läheb olukord kriitiliseks, üks asub juhtima, siis teisel poolel järsku tekib väljakule 3. lipp või mingisugune nupp, aga ta ütleb, et see lipp tuli sealt ja nüüd ründas su kuningat nagu. Et nad on loovad. Nad on väga loovad jah, et ühesõnaga see kogu pikk heietus nagu viitabki sellele, et kui see agent nüüd ka selline reaalsustajus võib-olla ei ole kõige tugevam, et siis tahakski veenduda, et tema otsused minu hotelli voodi valikul siiski ka haakuvad minu kehakujuga. Aga vaata, huvitav on see, et võib-olla sinu hotellil vale voodi tellimine või broneerimine on veel nagu väike kaotus. Aga mida OpenAI ka poetas selle uudise nii-öelda ääremärkusena, et nad on käivitanud, kuidas see lause on, ma ütlen selle lause, kuna seda siis me peame ise korra dekodeerima, see lause on selline, et OpenAI has activated safeguards for high biological and chemical capabilities. Ehk siis suurte keemiliste ja bioloogiliste võimete kaitsemeetmed on käivitatud. See kõlab praegu nii nagu ühel suurega nagu tuumajaamaga juhtimispaneelis on üks mees vajutas punast nuppu, et nüüd me panime tööle selle kõrged kaitsemeetmed. Ja mis selle mõiste taga nagu on, et kuna see agent saab nüüd teha päris elu mõjutavaid otsuseid, sinu nimel küll, aga ikkagi, et siis tuleb seda hakata rangemalt jälgima. Et inimesed trükivad interneti igasugust jama sisse ja kui sa nüüd saaksid agendile ligipääsu, Glen, ja sa tahaksid nagu teha nagu mingit pulli. Sa võid kirjutada talle, et palun mulle rendi Tallinnas üks ladu ja telli sinna e-poest sinna lattu mingid kaubad, millega ma saan ehitada mingisuguse põrgumasina. Ja see äkki hull tellibki ära selle. Ja sa lähed sinna ja tegelikult sa võid teha ju asju, mis on meie päris maailmas ju illegaalsed, aga see agent äkki nüüd hakkab neid sul soov ellu viima. Nojah, ma sain ikkagi aru, et seal ongi täpselt see sama koht või sama siis aste selles protsessis vajab kinnitust, kui ma pean tegema selle liigutuse, mis ei ole nagu tagasi pööratav, et seal siis agent. Aga see on veel hullem, sa võid öelda, jah, telli kindlasti mulle sinna need ära need pagana lämmastik, millest ma saan ise teha kokku keerata võrgumasina, aga kas see OpenAI lubab selle agendil seda teha ja ma võiks loodaks, et ta nagu ei luba päris igasugu. Siis me jõuame tegelikult veel samasse positsiooni täpselt ka minu endaga, et kui ma ise võiks lämmastikuvaadid kohale tellida ja see õnnestub, siis tegelikult, et see nüüd OpenAI seda ei lubaks teha. Ma nagu tahaks öelda, et kõik see, mis on iseenesest netis täna teostatav ja legaalne, kõike seda võiks ka teha ju see agent, aga täna agenti küsib minu käest luba. Siis ma võiks öelda, et kuule agent telli mulle igasse Euroopa pealinna tee siuke ladu ja siis
pane mulle need asjad sinna ja vabandust, mul hakkab fantaasia liikuma mingis suunas, kus mul ei peaks üldse liikuma, aga noh, see asi võib minna käest ära. Mulle tundub, et sa nagu sihid sinna, et võib-olla siis see agent lastakse nagu nii arutult möllama, et ta suudab kuidagi korraldada tõesti mingisuguse kontrollimatu kaose nagu päris maailmas, ehk et ma saan aru, et noh, et kui me täna. No just, ja seda OpenAI ütleb, et nad on mingi kaitsemeetmed peale pannud, et ta ei saaks seda teha. Kui me täna teeme sellise tüüpilise häkkeri rünnaku, eks ole, mis koormab serverid üle päringutega, et siis nüüd AI agent võiks justkui saata kõik lämmastikutünnid ühte lattu reaalselt. Kindlasti on süütumaid näiteid ka, aga et palju see pluss maksab, sul on vaja 10 eurose kuutellimuse eest, sa saad endale abilise, kes aitab sul nagu olla see James Bondi, see paha kangelane ja teeb sulle. Sa pead ikkagi ise igat transaktsiooni kinnitama. Vähemalt selline mulje on jäänud, mis tähendab seda, et kui sa päevas tahad tõesti siis kas või 100 kasti limonaadi saata oma lemmiksõbrale, siis sa ei saa seda teha nagu ühe nupuvajutusega. Inimene jääb sinna sisse mudelisse. Aga loomulikult sellest düstoopses uuringus, mida me omal ajal lugesime ja siin rääkisime, tekib tõesti ka ju koht ja kahtlus, et kui inimene sealt ahelast natukene juba kõrvale jääb, mida rohkem agendid sellist rolli saavad, seda rohkem nad möllama hakkavad ja muidugi aspekt on ka ikkagi seal, mis jääb alati sellise asja juurde, et jälle see info hulk, see tegevuste hulk, mida OpenAI juurdepääsu saab, on ju meeletu. Et jälle üks aste selles juures, mida inimesed päriselt teevad, et kui täna võib-olla lihtsalt küsiti ChatGPT käest nõu, et mis värvi tossud mulle sobiks selle mütsiga, siis nüüd minnakse juba mingitesse poodidesse, antakse teile ülesanded ja see big data muutub jälle meeletult palju suuremaks, mida saab kasutada ju tegelikult treeningandmetena ja nii edasi ja nii edasi. No nii see on, hoiame sellel arengul silma peal ja kätt pulsil, aga lähme siis seadme rubriiki ja arutame, täna on teemaks siis kõrvaklapid. Ma saan aru, et on nii lähemalt testitud mõnda, aga ka Meelis, sa oled teinud ühe kõrvaklapi testi. Tegin jah, kui ma märtsikuus tegin selliste keskmise hinnaklassi pisikeste kõrva minevate ja müra summutavate klappide testi, siis seekord ma võtsin ette populaarsete brändide või enam-vähem populaarsete brändide odavad klapid, mille hinnaklass jäi 30 ja 100 euro vahele. Ja kohe tuleb öelda, et ega siis erinevad nendest 100 kuni 200 eurostest klappidest, kus üllatusi tuleb selles mõttes, et kohati on odavamad klapid paremad kui kallimad, siis need päris odavate puhul nii kahjuks ei ole, et 30 eurost või ka 50 eurost klapid oleks paremad kui 100 eurost, eks ole, aga ka seal oli omajagu üllatusi nii positiivseid kui negatiivseid aga samas tuleb öelda, et ikkagi paremateks osutusid kallimad mudelid ja ka tuntumad mudelid võib-olla mõnes mõttes, mitte küll täielikult, aga siiski. Aga muidugi ka kurb on ka see, et kõiki klappe, mida ma tahtsin testi panna, need ei jõudnud kohale, nii et kindlasti ma teen tulevikus veel ühe võrdluse, mis sisaldab neid klappe, mis kohale jõudnud. Aga ma ei tea, et võib-olla ma räägin, mis seal olid. Räägi jah, päris põnev. Olid seal Sony VFC 710N-id, mida me siin Gleniga mõne aeg tagasi testisime, hiljuti rääkisime, siis olid miks nii lühike mudeli nimi on Sonyl, ma tahtsin. Jah, need on alati. Ankeri, Soundcore'i, Soundcore on Ankeri kõrvaklapi helitehnika bränd, Liberty 5, mis on päris uued. 2 Xiaomi säästubrändi Redmi kõrvaklapi paari, Redmi Buds 6 ja Redmi Buds 6 Pro. 3 JBL-id, Wave Buds 2, Wave Beam 2 ja Dune, Glen ütleb mulle nüüd, mis mulle tulles nimi kohe meelde. Dune Flex 2 ja Philipsi DAT 2520, mis on veel kummalisem nimi kui Sony klappidel, nii et. Põhjus, miks mina oskasin JBL-i nime ka natukene mainida, oli see, et need 3 JBL-i karpi käisid minu käest ja kõrvast ka põgusalt läbi, ma võin neid ka kommenteerida, teisi ma ei ole näinud. Siin
enne saadet Gleniga natuke sellest rääkisime, jõudsime järeldusele, et jällegi, mida ma pean siin nagu kerge disclaimerina ütlema, et need tulemused, mis ma sain, on minu tulemused selles mõttes, et on selge, et inimeste kõrvad on erinevad ja heli või kõrvaklappide puhul on, kõrvasiseste klappide puhul on väga oluline see, et kuidas nad kõrvas istuvad ja see määrab ka päris palju seda, et kelle jaoks millist heli teevad, eks ole. Ja loomulikult alati on tähtis see, et millised need otsikud on, mis sobivad ja neid tasub siis proovida erinevaid. Ja nii on, ma olen isegi neid teste tehes hakanud järjest rohkem mõtlema, et peaks selle pea ostma kusagilt, mis mõõdab neid klappe, aga lõpuks ega see ka ei anna mingisugust tõde ja paraku need pead on kuidagi hirmuäratavalt kallid, et kui eBayst või mitte sealt eBayst, vaid Temust tellida mingi Hiina pea. Kas need pead sisaldavad kohe mikrofone ka või? No tead, on mikrofonidega peasid ka ja isegi Temust saab mingid üliodavaid komplekte, aga need olevat täpselt sellised nagu hind näitab, aga kui sa ostad ikkagi korralikuma pea koos korralikumate mikrofonidega, siis 4-kohaline summa on täitsa elementaarne sellest maksta ja veel kord, et kui meil siin omavahel praegu pead juba piisavalt erineb, siis tekib alati küsimus, et milline on siis nüüd see pea, millele sa parajasti siis sealt selle mikrofoni või klapi kõrva paned, et kas see info on usutav, sest et muidugi selle pea mõte eelkõige ongi selles, et mõõta ära see kõrvasisene klapp siis parima istuvuse korral. Ehk praegu meie vaidlus Meelisega, millest me võib-olla siin jõuame ka siis paar sõna rääkida, tekkiski tänu sellele, et lihtsalt kui Meelisele tundub, et näed, et see kõrvaklapi disain tema kõrvas kõlab täpselt nii mõnusalt bassiselt ja tihedalt, nagu ta peab, siis minul tundub, et ta sellepärast kõlabki väga õhukeselt, et mul see heli lekib sealt välja, et minu kõrvast ta ei istu, mul on seal, ma ei tea, siis kõrv on ovaalne või kandiline või Meelisel on vastupidi ja siis mõni disain, kõrv on erinevad ja mõni disain siis istub minul kõrvas väga hästi, Meelisele istub see väga halvasti ja tänu sellele kõrvasisese klapi puhul kohe lekib bass välja, et see ongi sama asi, millest me siin oleme liiga palju alati rääkinud, bass ja bass ja bass. Kui sa paned selle pisikese nupu omale kõrva, siis just nimelt bass on see asi, mis kohe kaob ära, kui sa seal kõrvas normaalselt ei istu, et siin kallimad mudelid teevadki sellist reaalaja korrektsiooni, et nad kuulavad siis mikrofonidega nagu heli seest ja väljast ja siis saavad aru, et kui palju siis bassid lekivad ja siis vastavalt üritavad seda nii-öelda peale keerata või mitte, aga on odavamad seda ei tee. Ja kui ta sul seal kõrvas ei ole piisavalt tihedalt, siis ta lihtsalt me ei pruugi isegi seda bassiks nimetada, siis see heli kõlab valesti. Sest kui sa paned selle suure kõrvapealse klapi omale pähe, vaat seal see vaidluse koht või erinevuse koht jääb õnneks ära, seal pole mingit probleemi. Kõrvad võivad olla küll erinevad, aga see üle kõrvaklapp on seal kõrva peal ja kõik jõuab sulle kõrva nagu peab. Nii et jah, selliste testide puhul tasub siis alati tõesti nagu väga rõhutada seda, et see sõltubki sellest, kui hästi saad kõrvaklapi või selle nööbi kõrva. Et ma siis räägin võib-olla üllatustest ja mitte üllatustest ja nagu ma enne ütlesin, siis kurb, aga tõsi on fakt, et kallid klapid, kallimad klapid siinkohal teevad ikkagi nagu selgelt ja märgatavalt paremat häält ja on selgelt ja märgatavalt parem mürasummutusega. Ja siinkohal tuleb öelda, et testi võitsid mõnevõrra üllatuslikult minu jaoks siin meil ka varem saates läbi käinud Sony C710N-id. Kui ma kevadel testisin Sony 510N, mis on siis Sony kõige odavamad nööbid ilma mürasummutuseta, siis need mulle üldse ei meeldinud, selle heli oli minu arust väga lame, halb ja ebasonilikult kehv. Siis see 710, mis on siis nagu soodushinnaga veidi alla 100 euro, oli üllatavalt hea. Ma ütleks, et nende mürasummutus on sama hea kui nii mõnelgi 200 eurose klapil. Mürasummutus oli väga hea. Mul on meenub isegi, et nendest me ju vist rääkisime saates ja olime ka siis vist mõlemad suhteliselt positiivsed. Kui me rääkisime, siis mina ei olnud neid vist veel kuulanud. Sina oled siis kuulanud, siis oli mina juba isegi liiga positiivne, nagu alguses tundus, aga siis nüüd tundub, et oli põhjust. Mina olin skeptiline, sest et mul olid meeles veel need C510, mis olid halvad, eks ole, minu jaoks ja siis ma mõtlesin, et kas need saavad tõesti paremad olla, need on palju paremad klapid. Nad teevad väga head häält ja nende üheks eeliseks on see, et kui kõigi selliste odavate klappide puhul kipub olema see häda, et bass läheb peale keerates kergelt kumisevaks ja selliseks mudaseks ja kõrged kipuvad, eriti kui sa kuulad mingit vana MP3 või podcasti, kipuvad kõrgelt minema kriipivaks, et minu kõrva jaoks või selliseks ebameeldivaks, siis Sonyl ei juhtu kumbagi. Ja see on nagu suur eelis. Aga võib-olla ma pikemalt Sonist ei räägigi, Sonid on kindla peale minek, need meeldivad välja arvatud juhul, kui sa tahad eelistad siis nüüd AirPodsi
tüüpi ehk siis vartega klappe, sest need ei ole vartega, eks ole. Ja teine asi, mis on Sony puhul on see, et mulle endiselt ei meeldi väga see juhtimisskeem, et näiteks helitugevust reguleerida saab niimoodi, et sa pead 4-5 korda klapi peale koputama ja siis lootma, et need 5 korda ka ära registreeriti ja mitte ei vaheta lugu, eks ole. Teise koha ja tegelikult Sonyga väga-väga tugevalt konkureeris Ankeri Soundcore Liberty 5, mis on siis selliste vartega klapid, aga varandused huvitavad koonusekujulised, mis on üsna ebatavaline. Ja nende puhul oli see, et mürasummutus oli peaaegu sama hea kui Sonyl. Ka kõnekvaliteet oli üsna hea või väga hea. Heli puhul oli väga huvitav see, et see potentsiaalselt on see heliga väga hea ja potentsiaalselt oli seal detaili rohkem kui Sonyl, aga vaikimisi tuuning oli hästi halb. Ja ma pidin kahjuks tagasi andma, aga võib-olla Glenil peab laskma neid kuulata, sest et see heli oli tõesti nagu huvitav selle koha pealt, et ma vaatasin ka mõningaid videosi, ma esimese hooga ehmatasin ära, et mis asi selle heliga toimub. Siis ma vaatasin mõningaid videosi nende inimeste omasid, kes kasutasid seda pead, millest me just rääkisime, eks ole, mõõtsid neid klappe. Ja siis tuli välja, et nende klappid on erinevad teistest Ankeri klappidest ja ka konkurentidest väga tugevalt tõstetud hästi madalat passi, ehk siis sinna alla 100 Hz on tõstetud kõvasti ja siis on tehtud auk, ehk siis väga palju madalamaks on järsku tõmmatud sellist 200 Hz osa. Ehk siis heli käib, passiosa käib niimoodi. Ja täpselt sama asi on tehtud kõrgete puhul, et samamoodi kuskil 10 GHz juures on tugevalt üles tõstetud järsku nagu mingit kitsast kohta. Ja see tekitabki sellise mudase passi ja üsna kehva, üsna kiiresti lähevad kõrged sellises kriipivaks isegi audioraamatu või sellise tavalise jutu puhul. Ma teen korraks sellist kiire märkus, et kui Meelis ütles, et heli kõlab niimoodi, siis ta tegi käega siukse žesti, et keegi läheb mäest alla ja siis jälle ruttu mäest üles, sest nagu auk on seal. muidu jääb nagu segaseks, et mis see niimoodi siis tähendab, et see niimoodi on see, et siis on seal selline suur lohk seal all. Ehk siis point on selles, kui sa need klapist välja võtad ja tööle paned ja siis sa võid arvata, et see heli tegelikult ei ole väga hea. Aga sellel on ülihea equalizeri seaded, 10-ribaline, seal on mis vähemalt 20 eelseadistatud presetti. Nende hulga siis vaikimisi on siis Soundcore Signature on selle preseti nimi, mis seal kasutuses on. Ja kui sa paned sinna näiteks mingisuguse bass boost'i või treble boost'i või muu, siis ta teeb veel hullemaks heli, eks ole. Aga kui sa kasutad näiteks preseti, mille nimi on flat, siis on heli väga hea. Kui sa teed endale käsitsi equalizeriga tuuningu oma kurvi, läheb heli väga heaks. Lisaks on seal sarnased OnePlusile see, vist on JBL ka see nii-öelda golden ear või siis see kõrvatest, eks, kus ta siis üritab heli seadistada vastavalt sinu kõrvale ja ka see tegi minu jaoks heli päris palju paremaks. Ehk siis tegelikult seal on asju, mis teevad heli palju paremaks. Teine asi, mis mulle meeldinud, tal on see suhteliselt suur ja kandiline karp ja see karbi kaas liikus sellise vedruga üles-alla horisontaalselt, mitte nagu avatuna niimoodi vertikaalselt, nagu enamus klappidel käib. Ja ma kogu aeg esiteks karbi kaas on saanud üliõhuke, mul on selline tunne, et jääb mul kuskile kinni ja ma lõhun selle kiirelt ära. Ja teine asi oli see, et iga kord, kui ma selle karbi taskust välja võtsin ja üritasin seda avada, siis ma avasin seda valest küljest, ehk siis ma nügisin ja karp ei tulnud lahti, sest ma lükkasin seda valet pidi, eks ole. Ehk siis sellised kasutusmugavuse probleemid kõrged. Samas see karp on ainus, mis andis nende klappidele 4 laadimiskorda, enamus teiste oli 3. Aku kestis hästi. Nendel klappidel on L-DAC, mida sinna kas paljudel leia koodek, mis muideks L-DAC, kui me siin Gleniga on rääkinud, sest tihti ei ole kasu, tihti on kasu, siis antud juhul oli see, et see aitas päris hästi leevendada seda kõrgete sageduste kiledaks muutumist, mis mind üllatas. Ja kolmandaks on need selle tõesti ainsad klapid, millel on juhtmevaba laadimise tugi. Et iseenesest head klapid juhul, kui sa viitsid tuunimisega möllata. Ja mis see hinnaklassis nendel on? No ka siin üks äkki arvutitarku, keegi mingi pood müüs neid 79, aga üldiselt see hind jääb sinna 100 ümber, natuke alla 99, 105, no sinna kanti. Aga jah, kuskil ühes poes oli lausa 79, nii et ütleme nii, et veits alla 100, umbes nagu Sony. Aga kui ma nüüd vaatan siit edasi veel korraks lihtsalt, kuna mul olid need JBL-id siin, mulle tundub, et ma ei saa üldse aru, miks JBL teeb neid kõrvaklappe nii palju. Ülipalju. See on täiesti arusaamatu, et mis need on ja nad on kohati eksperimenteerivad igasuguste huvitavate nüanssidega, sest et kui korraks on JBL-i tuleb ette võtta, TuneFlex 2 on nüüd sellised nööpkuularid, mille sa saad siis valida, kas nad on sul nii-öelda lahtiselt kõrvas või siis sa paned selle otsiku, vaata tavaliselt on nagu 2 tüüpi klapid, kui me mäletame, olid siin ju esimesed AirPodsid ja mis iganes Huawei'l olnud klapid, mis
mis ei ole selle silikonotsikuga, eks ole, mis lähevad sulle kõrva niimoodi, et nad ei summuta siis eriti müra, aga see-eest ei pressi sulle ka vastu kõrva. Siis JBL on teinud nüüd sellise nagu hübriidmudeli, millel on siis komplektis nii selline imeõhuke kummiringikene, mis käib sinna lihtsalt otsa ja sisuliselt nagu midagi väga ei isoleeri. Aga sa võid sellele samale kuulerile panna siis sinna otsa ka silikonotsiku ja muidugi heli väga kohe muutub kõigest sellest ja siis on ka eraldi äpis valik sulle, et kumba otsikut sa kasutad, ehk ta on nagu siis nagu 2 klappi või 2 nööbi disaini ühes, sest et ma tean mul tuttavaid sõpru, kes ütlevad, et ühele meeldib üks, teisele teine ja kes ei kannata just seda silikooni ja kes ei kannata seda teist, ütleb, et klapp kukub kohe kõrvast välja. Siis see mudel, mille nimi on siis JBL TuneFlex 2 kombineerib need omavahel. Ja siin oli nüüd see, et ma saan aru, et kliendile klapid meeldisid, minul olid need ühed vähestest, millele ma andsin ära osta. Ja põhjus on mitu, et disain on küll huvitav ja disain on omapärane ja ma ütleks, et ma andsin selle nagu eriauhinna või kiitsin neid innovatsiooni pärast, et see oli nagu huvitav disain, eks ole. Ja karp on hea pisike ja väga kompaktne ja selline mahub taskusse hästi üllatavalt kompaktne isegi. Karbi kohta ma olen teinud sellise imeliku tähelepaneku, et või kas tähelepanek on imelik või on karp imelik, et ta on sellise kummalise disainiga, et ta saab panna nagu laua peale, sest et see tagakülg on sile. Sa saad nagu, aga kui sa hakkad seda kaant avama, siis tegelikult see gaas pöördub nagu väljapoole või tagasi, ehk sa ei saa teda laua peal teha lahti. Ehk et kui nagu Sony on teinud klappe või teised, et sa paned karbi lauale, võid teha ta siis lahti ja võtad klapid välja, siis seal jääb mul ka alguses ka mulje, et see on võimalik, aga tegelikult see ei ole võimalik, sest et siis läheb kohe karp kinni, sest et see on see tagakülg. Seda ma ei proovinud. Minu jaoks oli siis see, et punkt 1 nende, kui nad on selles nii-öelda avatud režiimis või ilma nende suurte otsikuteta, siis nad ei tahtnud mul üldse kõrvas seista. Vähem kui tavalised AirPodsid või selles kehvemini või näiteks Samsungi Buds 3, mitte Prod, mis on siis avatud, eks ole. Ja kui nad olid siis nende suuremate otsikutega, siis nad jällegi ei sulgenud minu kuulmekanalit piisavalt, nad olid märgatavalt kehvema nii mürasummutuse, heli või bassi kui ka siis kõrvas püsimusega kui sellised päris nii-öelda kõrva sisse minevad klapid, eks ole. Ja lisaks aga heli poolest ma ütleks et seal on siis valik, režiimi valik, et kas sul on need otsikud siis väiksed või suured, eks ole, vastavalt sellele siis natukene helikurvi muudetakse ja bassi läheb kõvasti paremaks, kuna minu jaoks oli ka siis selle suletavate otsikutega oli bassi vähe, siis mina tahtsin ka nende kasutada seda avatud režiimi, mis bassi juurde andis. Teine huvitav asi, mida ma märkasin, nagu me oleme ka varem siin rääkinud, siis päris tihti klappidel on ju see, et kui sa paned mürasummutuse või selle läbikostuvusrežiimi sisse, siis ka muutub heli kõvasti võrreldes siis nende väljaülitusosaga, eks ole. Ja tavaliselt on see nii, et kui sul on mürasummutus sees ja kui see mürasummutus on reguleeritav, see reguleerimine enam seda heli eriti ei mõjutab see, kas ta on sees või väljas. Nendel JBL-i hübriidklappidel oli 6-astmeline, mis on isest väga hea mürasummutuse reguleerimine, iga aste mõjutas heli tohutult. Ma pole varem nagu sellist asja märganud, et ka mürasummutuse astmete muutmine mõjutas heli tohutult. Aga üldiselt oli see, et ma pigem endale ostaks kas avatud või suletud, aga mitte selle hübriidi. Muidugi siin peab ütlema, et JBL-il on tegelikult olemas ka kallimas live-seerias sarnane hübriidlahendus ja ma arvan, et need on ehk paremad. Ma kunagi tahaks neid proovida. See oligi see, siin me jäime nagu Meelisega nüüd eriarvamusele, sest nendest JBL-idest need samad, siis need TuneFlex 2 olen mina märkinud üles, olid kõige ükskõiksemad kõrvapaneku suhtes, et kui ma panin nad nagu nende kergete otsikutega kõrva selles õiges mõõdis või režiimis ja nad ikka enam-vähem mul seal kõrvas olid, siis mulle tundus, et bass on väga hea ja väga selline mahe sound ja muidugi üldiselt peab ütlema kõikide nende JBL-i klappide kohta tegelikult või nuppude kohta, kui nad on hästi kõrvas ja see on nüüd eraldi vaidlusteema, kas nad on teil parajasti hästi kõrvas. Kui nad on hästi kõrvas, siis nad tegelikult kõlavad kõik enam-vähem, ma julgeks isegi öelda nagu ühtemoodi. Neil on väiksed erinevused, aga JBL-il on selline oma sound ja see ei ole üldse halvas mõttes oma. Et tal on mõnusad bassid, võib-olla natuke vähem keskmist, ta on selline pehmem. Aga minu jaoks oli nende kõikide 3 JBL-i puhul see võtmeküsimus, kas nad on hästi kõrvas ja need samad flexid mul nad nagu läksid alati hästi kõrva, ma ei pidanud nagu pingutama. Aga Meelisel oli siin just vastupidi, tal oli, kas oli siis Buds 2 või mille üle meil see vaidlus käis, ütlesid, et sul läksid paremini kuidagi istuma.
kokkuvõtteks võib-olla nende klappide puhul loen siit oma selle testi kokkuvõtte. Tsiteerin seda iseennast, et JBL on teinud huvitava hübriidlahenduse, mis saab plusspunkte hea idee eest, aga selle teostus jätab veidi soovida. Nii helikvaliteet kui mürasummutus on sellise lahenduse kohta päris head, aga jäävad teistele JBL klappide omadele selgelt alla. Et Glen ei ole selle viimasel nõus. No ja ma ütleks, et see sõltubki täpselt, kui sa saad nad kõik võrdselt hästi kõrva, et ma arvan, kui meil oleks siin selline unikaalne või geneeriline testpea või selles mõttes, et siis tõenäoliselt need erinevused nende klappide vahel ei ole suured, aga praegu ilmselt tulenebki see sellest, et ühed ei ole sul hästi võib-olla kõrvas, teised ongi see, et nende odavamate kohta, me jõuame nüüd siit praegu WaveBuds 2, nende muide soodushind 50 €. Väga hea hind. Et olen mina teinud just märkme, et neid on kõrva panna kuradi keeruline, aga kui sa saad nad hästi kõrva, siis nad kõlavad väga hästi. Mina ütleks, et need on Glen sinu klapid sellepärast, et nad on nii kompaktsed ja nii mõistlikud, et nad on ideaalsed mootorrattaklapid. Nad on muide, nende karp on jälle järjekordne JBL-i katsetus, mida teha teisiti, seal ei ole kaant. Ja, kusjuures see on puhtalt nagu selleks tolle erinevus, sest mina ei saanud aru, mida see mulle juurde annab. Ma ei pea annab seda, et metsik kogus tolmu saabub sinna klappidega koos taskust. Ma ei saa aru sellest hästi. Ongi, et kuidas tegelikult välja ei kuku sealt, mingi magnet hoiab. Ma peksin ja tagusin neid päris korralikult ja ongi, nad istuvad kinni magnetiga. See magnet on selline, et ükskõik kui palju ma üritasin neid raputada vastu laua äärt taguda, ma ei saanud neid klappe sealt kogemata lahti. Aga näpuga tulid nad päris kergesti lahti. Ma tahaks kohe näha, kuidas Meelis testib klappe niimoodi, et igipull on otsas, et taob karvaiga vastu lauluda ja pannub ja ropendab ja nad peavad välja tulema, ei tule. Ma jäin samas viisekaks, et tahtnud ära lõhkuda, aga sellepärast ma üritasin emuleerida sellist üsna karbi kasutust ja ei saanud ma neid klappe sealt kogemata välja. Küll on sul Glen õigus, et tolm ja igasugused kübemed taskus kipuvad sinna vahele minema ja siis võib juhtuda see, et kui nad lähevad klemmi ja klapi vahele, siis pruugi see klapp laadida. No ja sest, et see, kuna seal kaant ei ole, siis isegi siis, kui sa võtad nad sealt välja ja paned kõrva, siis paned selle karbi tagasi taskusse. No siis lähevad kõik sinu, mis iganes sul seal taskus on, bussipiletid, nätsupaberid ja sularaha, kõik lähevad sinna karpi. Ehk siis tegelikult olid nad mugavad, aga neid tuleb tihti puhastada. Ja mulle meeldis ka see heli, bass oli üllatavalt hea, Glenile ei meeldinud see või ei saanud seda bassi kätte. Ma ütlen, et bass on üllatavalt hea. Ei, mul õnnestus nad saada muide hästi kõrva, aga ma pidin selleks nägema palju vaeva. Ehk et lihtsalt, kui ma ikkagi 10 minutit seadistasin, kõrvu venitasin, vahepeal puhkasin ja uuesti kordasin seda, siis ma sain need hästi kõrva ja siis oli bass hea. Üks asi enne kui ära unustan, kõigil 3 JBL-il on laadimiskarbil IPX2 niiskuskindlus, mida enamus teisi klappitootjad ei luba, kaasa arvatud selle avatud karbil. Aga siis kolmas oli WaveBeam 2 ja Beam tähendab siis JBL-i tõlkes, et need on siis varred. Kui teised olid sellised herneterad, siis seal on ikka selline klassikaline disain. Nüüd mina ütlen kohe enne, kui Glen ütleb, mis ta nendest arvab, et minu jaoks oli üllatus see, et Beamid tegid minu kõrvas mitte märgatavalt, aga mingil määral kehvemat häält. Bass oli, kui proovisin erinevat otsikut erinevat moodi suruda neid, oli kehvem kui nendel paatsidel. Ilmselt sellepärast nad ei läinud mul nii hästi kõrva. Küll aga Beami eeliseks on varras sellepärast, et nende kõne kvaliteet oli selgelt parem kui paatsil. Sellega tuleb välja näed, et oleme ühel meelel, sest mina olen kirjutanud ka, et heli on nagu suhteliselt loomulik ja soe, aga kurat neid ei saa kõrva. ja tegelikult... Ja need olid kõike kehvemini kõrva minevad. Just, ma olen täpselt sama kirjutanud, et võimatu on neid normaalselt kõrva saada ja kui sa ei saa, mida enamik hetkedel nii juhtub, kui sa tõesti ilmselt juba siis tund aega neid sinna kõrva ei pusi, siis neil heli ei ole ja muide ma olen kirjutanud ühe olulise miinuse veel. Nende hinnaklass olgu siis ka ära öeldud 70 €, nii et nad on siis grammi võrra kallimad, soodushinna. Ma nägin neid kuskil odavamalt mingi alla 60 jah. Lausa, okei, lett on 82 JBL-i soovitus, aga 70-ga, aga mis ka mind pani 4-tähelisi sõnu suures koguses kasutama, oli see, et ma ei saanud neid karbist kätte. Neil on need varred seal otsas pikad ja need lähevad sinna karpi nii, et kui sa vähegi ei tõmba otse üles, siis ei tule sealt välja. Ja kui sa nad ka kätte muide said, siis oli see klapp sul käes valet pidi, ehk sa pidid nagu vasaku kuulari siis
keerama ringi, sest see kummiotsik või see, kus heli välja tuli, see vaatas nagu väljapoole. See kõik kokkuvõttes, see ei olnud üldse hea. Ütlen siin juurde seda, et üleeile, kui ma selle testi üle andsin meie ajakirjad kujundajale, siis ma andsin talle ka tabeli, kus oli mu kaasas hinnad, mida ma tol hetkel nägin. Ja siis seal oli Paats 2 olid 48, Beam 2 olid 50 ja Tune Flex 2 oli 70, nii et siis on need hinnad oluliselt erinevad ja sest, et need soovituslikud hinnad on JBL-il ja 106 on Flex 2, 72 on Paats 2 ja 82 on Beam 2. Ja tundub, et JBL-il ongi neid lihtsalt sellepärast nii palju, et siis on nagu lootus, et iga sinna ka siis midagi. Ei noh, et mõni on ikka nagu parem, et vaata, kui me ütleme, et see Beam 2 on nagu talumatult halb, aga tegelikult, meil on Flex 2 veel. Tegelikult need kallimad live-seerid on neil ikkagi väga head, aga ja üks asi, mis on JBL universaalselt halb kõigil nendel äpp muideks on hea, äpp on täpselt identne kõigil mudelitel ja kallimatel mudelitel, aga mis äpp pakub, sõltub konkreetsest mudelist, eks ole, mida sa seal näed. Equalizer on hea, siis see Equalizeri nii-öelda oma profiilide salvestamise funktsioon on hea, igast lisaasju on päris palju, sõltub mudelist. Üks asi, mis on väga halb, samas Sonyl on juhtimine, aga juhtimine on veel halvem kui Sonyl. Et sa saad valida, kas parem või vasak pool juhib näiteks helitugevust ja üks puudutus paneb juurde ja 2 puudust paneb vähemaks, samal ajal sa ei saa neid puudutusi kasutada lugude vahetamiseks. Ühesõnaga, et see juhtimisskeem on nagu hästi-hästi halb kõigil JBL klappidel. See on jah kummaline, isegi JBL nende samade varrelise disaini puhul, mina ei saa aru, kas see on siis nii raketiteadus nende jaoks, et miks ei saa seda helivaljust siis seal teha viipamisega seal varre kallis, peal. Ma kohe räägin sellest ka, aga ühesõnaga JBL-idega on niimoodi, et nad jäid keskele ja tegelikult need Beamid ja eriti Paatsid mulle tegelikult meeldisid ja see karp oli nagu omapärane, kas see praktiline on teine asi, aga vähemalt midagi erilist, eks ole. Järgi on jäänud siis Philipsid ja 2 Redmid, ma räägin kõigepealt Redmidest, et Redmid oli siis Paats 6 ja Paats 6 Pro, mis on põhimõtteliselt Paats 6 Pro maksab 69 € ja Paats 6 maksab 39 € ja need odavamad said tegelikult 3. koha kallite järel, sest et seda, mida need klapid pakuvad 40 alla 40 € hinna eest on ikkagi nagu ülivõrd. Esiteks heli on üllatavalt hea, bass on mõistlik, kõrged on ka mõistlikud, detailsus on kehvem kui Sonyl ja Ankeril, aga suhteliselt okei. Veits kehvem ka kui Sony või nende Redmi kallimatel klappidel. Et selle raha eest olid need 39 € klapid väga-väga okeid ja arvestades veel, et ka mürasummutus oli täiesti talutav, parem kui JBL-id oli mürasummutus, nii et selles mõttes väga-väga mõistlikud klapid üsna odava raha eest. Karp oli odav, karp avaneb vertikaalselt, mis tähendab seda, et taskust on seda ebamugav avada, klapid kipuvad välja kukkuma, kui sa neid käigu pealt karbid lahti teed. Gaas oli väga odavast õhukesest plastikust, aga samas see Glenni välja toodud asi, et kui sa tahad neid laua peal avada, et selleks on see vertikaalne karp väga hea, eks ole, nii et jällegi sõltub kuidas. Et see on nagu tegelikult täiesti head arvestas, et jah, tõesti see näitab, kui head klappi on tegelikult võimalik teha alla 50 € hinnaga. Loomulikult nad ei saa vastu Sonyle ja Soundcore'ile, aga selles mõttes, et nad maksavad ka 3 korda vähem praktiliselt, eks ole, nii et selles mõttes väga hea. Ja nüüd Redmi Paats 6 Pro on üllatavalt head klapid. Tegelikult eelmine aasta mäletan, me rääkisime Redmi 5 Paats 5 Prodest, siis ma kurtsin seda, et seal on LDAC ja LDAC-i puhul selgelt kunstlikult tehakse heli paremaks, natukene tõstetakse vist nivood ja kindlasti tõstetakse bassi, ehk siis nagu tegelikult LDAC-i sisse välja lülitamisel ei saa helis olla nii suurt vahet, kui seal on. See vahe on seekord väiksem kui eelmine aasta, aga see vahe on siiski tajutav ja olemas, aga heli on hea. Võimalusi on palju, muudetava tundlikkusega mürasummutus, muudetava tundlikkusega läbikostvus, ruumiline heli koos pea jälgimisega, kõik sellised trikid on olemas. Heli oli päris hea ja nende klappidel, mille soovituslik hind on 69 €, on selle testi ainsad, millel on siis libistamisega nii-öelda üles-alla liigutatav helitugevuse reguleerimine. Ka 100 € ankeritel seda ei ole, nendel on see, et sul on pigistamisega juhtimine on ja helitugevuse reguleerimisega pead sa siis
pigistama ja hoidma kas paremat või vasakut, mis tegelikult ei ole ebamugav, ta on täitsa okei. Aga ta ei ole nii mugav, kui on libistamine, eks ole. See on üllatav, et Redmi on suutnud siis jah, selle sinna klassi panna libistavatava heli tugevuse muutmise. Ja see LDAC-i see heli muutmine on kummaline, aga paljud inimesed panevad selle LDAC-i vaikimise sisse ja unustavad selle ära ja naudivad seda rohkemat passi, mis see pakub, eks. Et mulle tegelikult see heli meeldis ja need klapid on täitsa head. Lihtsalt nad ei paku nii palju üllatavat kui poole odavamad versioonid, kuigi see kallim on parema heliga. Ja viimased on siis Philipsi TAT 2520, mille soovituslik müügihind on samuti 39 eurot ja Klikk müüs neid pärast soodushinnaga 29,90 30 eurot ja need on, ma ei taha kohe halvasti öelda, aga ikkagi väga halvad klapid. Väga hea, see on alati hea, kui võrdluses on mõned klapid või mõned asjad. Tegelikult mina olen alati olnud nagu veidi selline Philipsi fänn, sest et Euroopa firma algselt ikkagi ja selline kuidagi kodulähedane ja väga legendaarne firma, kes on teinud legendaarseid asju, eks ole, CD ja kassett ja mis igades veel. Ja mul on väga kahju, et Philipsi nimi vaatab nende klappide pealt vastu, sest ükskõik mis nurgalt ma neid klappe vaatan, siis mul on täiesti kindel, et see firma, kellel on praegu õigus panna oma toodetele peale Philipsi brändi, see mingi Poola firma, keda nime ma ei tule meelde, kas on sarnane kas Philipsiga on ka läinud nii? Ja enamus asju. Peale meditsiinitehnika on kõik läinud. See on hea, et sa hoiatasid. Mina olin siiralt arvamusel, et Philips ikkagi täna on veel olemas sellisel kujul. Ja seal on ka see, et väga tugevalt sõltub sellest, kelle käes mis on, sest näiteks siis, mis mul tuleb praegu see 3-täheline Hiina firma pähe, kes teeb soundbar ja Telerix, teeb väga hästi, eks ole. Et seal on ka vahe. Ja see siis, et mul jäi nendest klappidest mulje, et need on mingisugused Alibaba hulgis ostetud 1 eurosed klapid, kuhu on Philips nimi peale pandud, eks ole. Et huvitav oli see, et karp on mugav ja karbi peal on ainsana siis display, mis näitab akulaetusnumbritena, protsendina. See on selle klapi ainsad head omadused. Heli on halb, mürasummutus on hästi nõrk, on olemas, aitab natuke kaasa, aga on hästi nõrk. Aku ei kesta, ehk siis kui teistel klappidel aku kestab reeglina mürasummutusega 7-8 tundi, enamuse 8 tundi, siis nende kestab 4 tundi. Karp annab 2,5 laadimiskorda. Klapid on kõrvas suhteliselt ebamugavad ja neid on karbist veel kehvem kätte saada kui JBL-i vartega klappe. Ehk siis nagu mul ei ole väga palju head nende klappide puhul öelda. Ma nii väga tahtsin, et Philipsi klapid oleksid head ja ma olen väga masendanud selles. Samas, kui sa ütled, et tegelikult seal on ainult litsents ja nimi või see kaubamärgi kasutus. Jaa, aga sa saad ju valida normaalse Hiina tootja, kes toodab sulle normaalsed klapid. Seda küll, aga ikkagi, isegi kui sa valid normaalse Hiina tootja, ma tahan oma jutuga öelda seda, et ainuke lohutus ongi see, need ei ole tegelikult Philips. See ei ole enam see Philips, kes tegi kassetti ja CD-d. No samamoodi võib öelda, et kui sa ostad Philipsi ämbiliadiga telekas, ei ole see Philips, kes tegi kasseti ja CD-d, aga see on ikkagi nime väärt toode, eks ole. Jaa, aga kas telekate puhul on ikka erisus, kas siis telekaid ei ole ju niimoodi, et ma valin kuskilt Temu ja Alibaba odavtootja ja siis kleedin sinna Philipsi teleka sildi külge. Loomulikult TPV tuli see nimi meelde, kes teeb Philipsi telekaid tegelikult ikkagi, neil on päris tugev arendustiim, eks ole. Ta on sarnane, ma ei tea, TCL-i või Hisense'iga või mõnede muude Hiina tootjad, kes teevad väga korralikke asju ja kes investeerivad väga tugevalt R&D-sse. Et seal on vahe, jah. Aga ega siis ongi hea, et oli selline Philipsit teesklev Hiina klapp viimane, mis väga hästi võtti selle kokku, et kui sa ikkagi teedki odava kräpi, siis pole vahet, mis brändi sa sinna peale siis kleebid, et sellest peakski olema siis hoiatatud, et Philipsi seadmed, audioseadmed täna ei ole enam siis legendaarne Philips, vaid sealt võid saada siis mida iganes sellise raha eest võid saada. Ja ma muidugi, kui sa ütled audioseadmes, ma toon siia selle disclaimeri, et soundbarid ja Fidelio seeria suured kõrvaklapid on TPV omad ja see on päris, see on nagu see, mitte päris Philips, aga see on kvaliteetne, jah. Muide, vaatan, et ma olen teinud ühe märkuse veel siia JBL-i kohta lõppu jäi mainimata, mis ka mind kergelt erutas ja mitte liiga heas mõttes. Kui ma õigesti mäletan, siis JBL-i klappidel ühelgi karbil neil ei olnud nuppu paaritamiseks. On see nii meelis, kas mul on õigus? Võib olla küll, et sa pead hoidma peal, jah. Just, aga kui ma tahtsin ikkagi klappi uuesti paaritada või teha algseadistust, et ta nüüd telefoniga paaritaks,
siis noh, mul ei jäänud lõpuks muud üle, kui ikkagi suunduda internetiavarustesse ja leida sealt üles JBL-i kasutusjuhend, mis tundus nagu täiesti tänapäeval ikkagi noh, ütleme see, kui sa juba pead lugema kasutusjuhendit, siis ilmselgelt on midagi tootedisainis läinud väga valesti. Kas sa ei proovinud sellist asja, et hoiad mõlemal klapil kõrvas näppe peal ja ei aidanud? Aitab see, kui sa teed topeltpuudutuse paremale klapile ja siis kolmanda puudutusega jääd seda peal hoidma pikalt üle 5 sekundi, kuniks nad ennast välja lülitavad. Okei, see on küll halb. Vaat siis klapid lähevad tagasi tehase seadistustesse ja paarituvad uuesti. Nii et sellise asja ma sain teada, see kehtib kõikide JBL-i klappide. Ühesõnaga ma lõpetuseks tahaks kiirelt öelda seda, et tulemusena, et Sony ja Anker on väga head, aga üsna kallid kindla peale minekud. Redmi klapid mõlemad üllatavad positiivselt, eriti need odavotsa omad. JBL on selline keskmine turvaline keskklass, kui juhtimine häiri võib osta küll ja Philipsit tasub võib-olla pigem vältida. No väga tore on kuulda, et vähemalt selles hinnaklassis on põnevat innovatsiooni ja on palju asju, mida ei ootakski nii sellise hinnaga klappidelt. Igatahes tõmbame siis ülevaatele joone alla ja enne kui tõmbame saatele joone alla, meenutame, et me veel 1 nädala hoiame käigus oma kuulaja mängu, kes meil eelmine saade meid hoolikalt kuulas. See meenutab, et ma kordan üle igaks juhuks. Põhjus ei ole ainult selles, et keegi ei taha väga ägedat auhinda. Meil on tulnud erinevaid pakkumisi õigete vastuste ja väga meeleolukate loonimedega. Ja lihtsalt võib-olla tuleb mõni äge loonimi ja pakkumine veel, sest et ikkagi ära on anda mikrofon Piesprzewodowi ja sellega saab siis laulda karaoket, tuletame meelde, mis see auhind oli ja bränd on Prime 3 või Prime Kuubis. Just, ja selleks on siis meil küsimus, et viimastest saadetest, kui te olete kuulanud digisaadet, meenutage, milline telefon võitis 300–500 euroste telefonide testi, mida me soovitame kõige paremat telefoni sellest hinnaklassist. Kirjutage meile see vastus. Teine küsimus on, millist laulu te esimesena laulma hakkaksite ja saatke see meile digisaade@geenius.ee meiliaadressile. Järgmine nädal tuleb siis võitja tänaseks, aga tõmbame joone alla, ütleme nägemist ja kuulmiseni. Saadet toetab Volkswagen, luues elukestvaid suhteid